Seekordsel digitaliseerimise kiirkursusel me läheme nüüd juba tootmise maailma. Räägime masinate integreerimisest, masina andmetest, tootmise jälgimisest. Ja selle jaoks on siin minuga stuudios täna siis väga pikaajalise kogemusega oma praktilistest teadmistest rääkimas siis Martin Lääts Evaconist. Martin, ma kõigepealt küsiksingi seda poolt, et millised väljakutsed aitab lahendada nüüd meil masinate integratsioon, tootmise jälgimine? Jah, see on hea küsimus ja ma arvan, see on kõige olulisem pool, kust alustada, sellepärast, et kui seda mõista, siis mõistab ka, miks see aspekt digitaliseerimist nii oluline on. Et need väljakutsed saab tegelikult jaotada, ütleme sellise 3 rühma. Esimene on see, et mida me näeme, et tootmistel on suur probleem sellega, et neil on liiga palju paberimajandust. Inimesed tegelikult salvestavad kõik olulised andmed paberile ja siis pärast sisestavad need kuskile süsteemi. Et tegelikult see on väga väikse lisandväärtusega töö. Teine suurem väljakutse on see, et ei teata tegelikult, mis tootmises toimub. Et väga palju on arvamusi ja tekibki arvamuste paljusus ja siis ongi see, et mis meil tegelikult toimub ja mis meil tegelikult probleemid on ja seda ei teata. Ja sealt siis see 3. pool, mis juba läheb nagu suurema juhtimise poole, on see, et ei teata, kuhu ja kui palju investeerida, et tegelikult tootmist paremini juhtida. Ja need on niisugused 3 kõige suuremat väljakutset, mida see siis teema adresseerib. Okei, me võtsime praegu kohe nagu need nii-öelda murekohad, aga tegelikult, kui me ütleme nagu see masina integratsioon, tootmise jälgimine, mis üldse tähendab? Mida me sellel mõistma peame? Ja, siin tasub alustada siis masinate integratsioonist kui sellest terminist. Ja siin all siis kõige paremini on nagu mõelda seda, et masinate integratsioon tähendab seda, et andmed masinatest võetakse erinevatel viisidel ja siis integreeritakse kuskile digitaalse süsteemi. Ja tänapäeval siis pigem me peame silmas pilvepõhist süsteemi. Ja kui need andmed siis nüüd käes on, siis tegelikult selle põhjalt saabki hakata tegema tootmisjälgimist, et muidu on seda peaaegu et võimatu teha. Ja tootmisjälgimist siis saab tegelikult teha juba vastavalt siis süsteemile ja andmetele kas reaalajas või siis analüüsides ajaloolisi andmeid. Ja see on väga lihtsalt ja väga üldistatud see, et mis see teema tegelikult endast kujutab. Nii, ja nüüd, kui me siis ütlesid, et masinate käest on võimalik võtta andmeid, et neid kasutades, mis võimalused selleks on? Kuidas seda teha? Ja nagu sa alguses ütlesid, siis tegelikult kogemust on juba nagu oma jagu ja tegelikult selle pealt me näemegi, et integreerimiseks on väga mitmeid moodusi ja tegelikult see sõltub väga palju sellest, mis tootmisprotsessiga on tegu, mis masinatega on tegu ja tegelikult mida tahetakse saavutada. Aga suures pildis saab need võimalused jaotada 4. Esimene neist on see, et kui see ettevõttel on olemas masinad või liinid, kuhu tootja poolt on pandud juba mingisugused andurid, siis saab tegelikult neid väga hästi kasutada, et need andmed koguda. Ja teine variant siis, kui neid ei ole seal liinide peal või masinatel, siis saab need ise sinna panna. Ja see on tegelikult kõige soodsam variant. Ja nüüd millist sensorit panna või andurit, siis see juures peabki see koostööpartner appi tulema, sest see sõltub sellest, mida tahetakse saavutada. Ja on veel 2 varianti, milles siis 3. on see, et siis mingisugustel masinatel, näiteks ka metallitööstuses CNC-masinatel on siis olemas masinate enda kontrollerid, mitte minna liiga detaili, siis tegelikult saab masina enda arvutis siis need andmesignaalid kätte, mis vaja on. Ja kõige viimane variant, mis on võib-olla kõige kaasaegsem, tähendab siis seda, et kui on ostetud uued masinad, mis siis tegelikult salvestavad juba infot ja andmeid kuskile andmebaasi, siis luuaksegi integratsioon selle masina enda andmebaasiga ja siis selle digitaalse süsteemi vahel. Aga see peamine, mis siis võib-olla siit kaasa võtta, on see, et neid võimalusi on tegelikult väga palju. Et olenemata sellest, mis see masin on, kui vana ta on, siis tegelikult alati on võimalus olemas ja see on see koht, kus siis koostööpartner peaks abis olema, et seda otsust teha. Ja nüüd, kui siis ettevõte on otsustanud, ta tahab tootmise jälgimist juurutada, et mida ta selle juures silmas peab pidama? Jah, enne siis kõige muidugi olulisem on see, et kui ettevõte nüüd otsustab, et ta soovib masinate integratsiooniga edasi liikuda ja tootmist jälgima hakata, siis peab olema ikkagi ettevõttes inimene, kes sellest vastutab. Et see on meie kogemusest üks nagu kõige suurem möödaminek, mida ettevõtted teevad, sellepärast et kui ei ole inimest ja pannakse lihtsalt see süsteem, siis tegelikult sealt mingit tulemusi ei tule. Et see esimene on see vastutaja. Teine pool on kindlasti see, et see süsteem peab olema kasutajasõbralik ja lihtne.
sellepärast et see kasu andmetest tekib ainult siis, kui neid andmeid siis kasutab võimalikult suur hulk inimesi ettevõttes. Ja seda toetab siis kõige paremini see, kui süsteem on kasutajasõbralik. Sealt edasi siis loomulikult see järgmine aspekt on see, et kui inimesed on kaasatud, siis tuleb ka jälgida seda, et inimesed neid andmeid ka kasutavad ja nende pealt otsuseid teevad. Sest iseenesest andmetest palju tolku ei ole, kui neid ainult vaadatakse. Tegelikult on see järjepidev protsess, tehakse otsuseid ja selle pealt siis vaadatakse, et mis toimib, mis ei toimi. Ja siis võib-olla kõige viimane asi, mida siis silmas pidada, on see, et need andmed jõuaks ka siis tootmisalast kaugemale, ehk siis rohkem siis suurema juhtimise suunas. Et täpselt samamoodi, kui tootmine teeks otsuseid andmete pealt, siis nende tootmisandmete pealt teeks otsuseid ka tegelikult nagu juhtivad inimesed. Aga saad sa tuua konkreetselt näited, et mis on need kasud, mida nüüd siis üks ettevõte sellest võidab? Okei, nii siis selle suurema juhtimise kontekstis kui ka tootmises. No nagu ma alustasin, siis kui esimene väljakutse on paberitel andmete kogumine, siis tegelikult see esimene kasu, mis kohe tegelikult ettevõtted tunnevad, on see, et mida nad saavad, et inimesed ei pea tegelema sellega, et nad lihtsalt kirjutavad kuskile paberi peale mingisuguse info, siis keegi kuskil kannab selle kuskile sisse ja siis hiljem, võib-olla nädal aega hiljem, siis see tuleb kasutusele. Et see on kindlasti kõige esimene kasu, mis tähendabki, et need inimesed, kes ettevõttes on, saavad tegeleda lisandväärtuse loomisega selle asemel, et olla andmeanalüütikud. Teine kasu on siis see, mida ka paljud meie kliendid koheselt ütlevad, on see, et nad saavad aru, mis siis tegelikult tootmises toimub. Et varasemalt, nagu ma ka alguses ütlesin, kui see on see arvamuste paljusus, siis mina võin arvata, et meil on see probleem, sina võid arvata, et meil on mingi kolmas probleem, aga siis see loob tegelikult sellise ühise pildi, mille alusel inimesed saavad ka ühiselt koonduda selle taha, et okei, need on meie probleemid, mis me siis teeme. Ja loomulikult see tähendab seda, et kui see on saavutatud, siis see järgmine kasu on see, et teatakse täpselt, et kuhu siis oma tegelik ressurss suunata. Et ei ole mõtet lahendada probleemi, mis on küll nagu probleem, aga mis tegelikult ei oma suurt efekti, vaid nagu võtta siis neid, mis tegelikult võib-olla kõige suuremat raiskamist või kadusid tootmises põhjustavad. Ja võib-olla siis nagu juhtkonna poole pealt see kõige suurem kasu on see, et teatakse siis paremini, kuhu siis investeeringut suunata. Sest meil on nagu sellised näited olnud küll, kus tegelikult teatakse, et tootmises on nagu probleemid või ei suudeta nõudlust rahuldada, et mis me siis teeme, kas me ostame uusi masinaid või me siis võtame inimesi uusi tööle. Ja tegelikult see andmetest tekkiv läbipaistvus on see, mis loob selle teadmise. Ja siis see suurem kasu siis ongi tegelikult see, et andmed on aluseks paremale juhtimisele. Kas on võimalik ka, ma ei tea, numbriliselt mingit näidetavaid, ütleme, et ärme võtame ühtegi konkreetset ettevõtet, aga et mingi ettevõtte suurusest, et see võit siis kas tööajas või tõesti otsuse muutus, mis sellest võib tekkida või rahaliselt või? No siin aastate jooksul võib olla kõige selline lihtsam näide, mis me oleme toonud ja mis võib-olla ilmestab seda, milline see mõju võib olla, siis aastaid tagasi siin oli üks ettevõte, kes tuligi tegelikult kuna neil oli see probleem, et nad ei teadnud, mida teha, et nõudlust täita, siis selle asemel, et kiiresti hakata mingisuguseid otsuseid tegema, nad otsustasid, et nad üritavad aru saada, et kus see tegelik pudelikael on. Ja kiirelt siis ülevaade andes, siis pärast tootmist jälgimise juurutamist mõistsid nad, et neil on sisemised logistilised probleemid ja kui nad tegelikult selle lahendasid, siis nad lahendasid ka selle nõudluse probleemi, aga nad olid suutelised ka siis sama toodangu tegema 3 vahetuse asemel 2. Nii et tegelikult ettevõtte jaoks kadus vajadus osta uusi masinaid ja tegelikult saadi väga palju efektiivsemalt oma toodang tehtud. No see on väga selge, kas tööaeg arvestatav või igatpidi. Millal peaks alustama tootmise jälgimisega? Jah, no see on selline võib-olla hea küsimus, millega me peame igapäevaselt tegelema, eks, aga see on ka loomulik sellepärast, et erinevad probleemid on alati ettevõttes ja millal alustada. Võib-olla selle kõige lihtsam on seda anda mõttena edasi siis, et kui juhtkonna tasandil või siis tootmise tasandil on sellised küsimused nagu, et mis meil eile toimus tootmises, mis meil peamised probleemid on, kuhu me investeerima peaks, miks meil toodangu arv selline on ja miks mitte selline. Et kui sellised küsimused tegelikult igapäevaselt üles kerkivad,
siis ilmselgelt on tegemist teadmise puudumisega ja sellisel juhul on see tootmise jälgimine nagu kõige parem aeg just siis juurutada. Aitäh sulle, Martin! Palun! Nüüd ma loodan, et kui ka teil vahel on küsimus, et mis meil eile toimus tootmises, et te saite siit ka mõtted ja julgustust hakata nende teemade peale mõtlema ja otsida endale siis õiged partnerid ja tuge selle jaoks.